Aastaring on taas siis sealmaal, et maakodud on meil maha jäetud, oleme kolinud linna, kuid süda ikkagi kripeldab tegelikult väheke, et kuidas meie maakodul seal siis läheb. Kas kõik on kuni kevadeni korras ja kutsumata külalisi ei käi. Selleks, et kindel olla maakodu turvalisuses, peaks seal olema valvesüsteem, kuid see eeldab, et me jätame talveks voolud sisse, ei tahaks. Ei peagi jätma, meie puhul on olemas akutoitel valveseadmed, mis töötavad 24/7, 365 päeva aastas akutoitel ja sel ajal, kui te tagasi tulete, siis lülitate elektri sisse ja töötavad ka elektriga. Seda maakodu teemat edasi minnes on ju võimalus, et keegi naaber läheb õue peale, piilub kuskilt aknast sisse, valvesüsteem annab häiret, meeskond sõidab kohale, minu jaoks jälle lisakulu. Meil on olemas selleks väliseadmed, väliandur, mis teeb teie maja perimeetrist, näiteks 10-sekundise videolõigu, mida te saate siis vaadata oma mobiiltelefoni pealt, või siis läheb häire meie juhtimiskeskusesse, kus siis juhtimiskeskus juba reageerib ja küsib läbi valveseadme parooli. Tegemist on siis juhtmevaba süsteemiga, see tähendab, et olemasolevatesse majadesse täiesti võimalik panna. Jaa, see ongi kõige ideaalsem lahendus olemasolevatesse kodudesse, maamajad, kontorid, väikeärid, korterid, et kus ei ole võimalik juhtu vedada. Tänapäeva peab igas kodus olema ka suitsuandur. Kas nüüd teie süsteemis on suitsuandur olemas, kuidas see toimub? Jaa, ka suitsuandur on juhtmevaba samasugune, nagu on poes patareidega müüdav, aga tema teeb eriliseks see, et ta on ikkagi ühendatud valvekeskusega, mis saadab nii meie juhtimiskeskusesse häire kui ka teie telefoni. Et teeb sellist piiksu, et seda on nagu kuulda ja nüüd ma pean korraks maha võtma selle, sest häire läks peale ja ma saan selle ilusti maha võtta. Nii et selles mõttes, et on täitsa olemas. Kui on nüüd keegi pahaline, käib meil ümber maja, piilub sisse või kangutab akent, siis teinekord naisterahvas üksi kodus tahaks keda kappi kutsuda. Jaa, on olemas puldi peal, on olemas täitsa paanikanupp, et kus saab puldi peal vajutada nuppu, kus siis tekib paanika ja teil hakkab häire karjuma ja siis see tuleb meie juhtimiskeskusesse või teie poolt määratud isikutele. Ning teema lõpetuseks tahaksin südamele panna kõigile maakodu, linnakodu, väikefirma omanikele. Vaadake ikka järele, mõelge järele, et teie kodul oleks valvesüsteem olemas, sest hiljaaegu käis meediast läbi selline info, et kinni oli võetud nii-öelda üks rändvaraste grupp, kes oli jõudnud üle Eestimaa tekitada circa 50 000 euro eest kahju. Ei tahaks ju, et järgmiseks varaste kliendiks osutute teie.